tere kõigile seal ekraani taga, tere sellele tohutule rahva hulgale, kes siin on meil. Soovin kõigile meestele head meestekuud. Täna hakkame rääkima siis meeste tervisest. Pikema sõpruse päev on selle ürituse eestvedaja ja alustuseks tuleb meil lavale üks härra nimega Aleksandr Popov, kes teeb siis 15 minutit meile nalja või räägib elust enesest. Ja 12.15 teeme väikse arutelu siin, istume maha ja räägime erinevate valdkondade esindajatega meeste tervisest ja vaatame, mis saab. Nii et vaatame nalja ja siis räägime tõsist juttu. Aleksander, lava on sinu. Tervist. Esiteks ma tahaks väga tänada selle võimaluse eest. Ma tunnen, et ma olen saavutanud oma elus kõik. See oli mul veel puudu Ülemiste keskuses esineda. Nüüd on tehtud. Aitäh. Vaatame sinna. Tervist. Tervisest on üldiselt keeruline nalja teha, sellepärast, et kohe, kui sa hakkad tervisest nalja tegema, siis inimesed mõtlevad, et sa ei räägi tõsist juttu, aga proovime, vaatame, mis saab. Mul on endal 3 nagu sellist lemmik algusnäidet, millest alustada. Et esiteks on see, et Eesti mehed, või ma arvan mehed üldiselt on selles mõttes väga vastupidavad, et me oleme nii vastupidavad, me oleme nõus ära surema enne, kui me nagu arsti juurde läheme. Sa võid hommikul isiklik kogemus, ärkad hommikul üles, pea valutab, halb on olla, jalad on paistes, kõik märgid viitavad, et tervisega on midagi valesti. Mida teed sina? Lähed rõdule, teed ühe suitsu, mõtled, et täna õhtul saame salatit. Täna on see päev, me ei hakka minema hulluks, me ei lähe arsti juurde, ma ei helista kellegile ometi. Vaatame, mis saab. Paar kuud hiljem oled kardioloogias, vaatad oma kardioloogile sügavalt silma, kardioloog küsib, et oli mõni viide ka, et äkki on halb olla. Sina ütled, ei olnud. Ma ei tea, mis juhtus. Eile oli kõik hästi. Üks käsi ei töötanud, aga muidu on okei. Teine hea näide, satud olema sellises toredas olukorras, et oled kiirabi autos. Vaatad kiirabi arstile otsa, vaatate sügavalt tõtt, tema on ka selline mõtlik mees. Ta on just sinu maja ees auto kõrval toba teinud, sest tema saab. Temal kopsud töötavad, sinu omad nagu üks enam ei tööta. Vaatad talle otsa, küsid, et kas mul on veel lootust. Ütleb, et haiglas näeme. Mulle meeldib see, et arstide huumor on alati see asi, mis mind elus edasi viib. Neil peab olema hea huumor, sest nad näevad iga päev minusuguseid vendasid. Neil on mingi tüüp laua peal, või kuskil, loodame, et mitte päris opi laua peal, aga võib-olla ka opi laua peal. Ta vaatab sulle sügavalt silma, ütleb, et tead, järgmine kord tule veidike varem, siis me võib-olla ei pea sind opereerima. Sa ütled, et ma järgmine kord ei tule üldse. Pole hullu, vaatame, mis saab. Mulle isiklikult haiglas väga meeldis. Väga meeldis, ma sain haiglas puhata. Kuigi minu esimene küsimus minu arstile peale seda, kui ma olin nagu narkoosiast välja tulnud, oli see, et kas ma tööle võin tagasi minna. See on see Eesti mehe põhiline mure, et millal tööle saab. Tööd on vaja teha, sest et meil on lapsest saati räägitud, et kui sa kurat tööd ei tee, sa oled nõrk. Üks käsi ei tööta, teed tööd teise käega. Käed ei tööta, jalad on alles. Ühesõnaga, sa enikaua teed tööd, kuni enam mitte midagi ei liigu ja siis me mõtleme välja, kuidas me sealt töö juurest ära saame. Ja minu personaalne lemmik 3. nali seoses vaimse tervisega. Kes veel tähele pole pannud, mul on väga väljapaistev kehaosa ja see ei ole mu nina, need on mu kõrvad. Ja mul on lapsest saati on alati rõhutatud, et ma näen rohkem ahv välja, mis iseenesest on päris äge, sest et kui keegi ei usu, et Darwinil oli õigus, vaadake mind. Probleem lahendatud. Ma olen kõndiv tõestus selle kohta. Aga vaimse tervisega on see äge asi, et mul on kogu aeg sisestatud, et sa ei pea seda kiusamist tõsiselt võtma. Ma ei võtagi, ma teen kogu aeg iseenda üle nalja, sest sellel on 2 väga positiivset kõrvalmõju. Esiteks, kiusajatel saavad naljad otsa. See on väga äge, kui kiusajal materjal otsa saab, sa saad lihtsalt kohe molli, me saame selle asjaga edasi minna, me hoiame nagu terve päeva kokku. Muidu peab hakkama nagu tagasisidet andma, siis peab hakkama arutlema selle üle, et kas see oli hea nali, seda pole vaja. Ja teine äge asi on see, et mingi hetk sa nagu ei saagi lõpuni aru, et kas sa oled kiusamise ohver või sulle lihtsalt meeldivad väga ägedad naljad. Mul hiljuti tore kogemus, ma hakkasin ühistransporti uuesti avastama, sest vahepeal ei saanud, meil oli vahepeal see koroona. Mulle väga meeldis koroona. Haigusena ka, ma 3 aastat ajasin seda taga, lõpuks sain kätte. Aga mulle meeldis koroona ja see, et sul oli legitiimne põhjus inimestega mitte suhelda. Said neile kohe öelda, ma ei tule kuskile. Hoidke must kilomeeter eemale, ma ei taha kedagi näha, või ma köhin teile peale. Ja ma hiljuti mõtlesin, ma pulli pärast sõidaks uuesti trolliga. Mulle väga meeldivad trollid, sest trollides, nagu ka rongides, on need suurepärased romantilised istmed 2 versus 2. Enamasti hoiavad tiinekaid oma tosse seal peal, et nad ära kuivaks peale viimast päeva.
aga mina sattusin istuma vastakuti ühe neiuga, kellel oli laps. Ma loodan, et see oli tema laps, ma ei küsinud. Võib-olla ta võttis ta lihtsalt kaasa, ma ei tea. Aga ma sain kohe aru, et mul on alati olnud teooria, et kõige paremad kiusajad on väiksed lapsed. Sest väiksed lapsed, nad ei kiusa sind, nad on sinuga ausad, aga see teeb sulle korraga haiget ja teeb su rõõmsaks ka. Toon lihtsa näite. Ma vaatasin seda neiut, tema last, see oli tütar vanuses 6 kuni mitu. Ma ei ole spetsialist. Ma olin küll kooliõpetaja, aga ma nagu nii kaugele ei arenenud. Ma ei oska silmapilgust öelda, kui vana üks laps on. Ma eeldan, ta käib umbes kooli ja bussipeatuse vahel. Ja see laps kohe, kui ta mind nägi, esimene asi, mis ta tegi, ta otsustas, et ta paneb oma ema kõige piinlikumasse olukorda, milles see ema kunagi olnud on. See on laste supervõime. Lapsed teavad, kohe kui lapsevanem on natukene kõrval, niimoodi ei ole valmis. Vaat see on see lapsevanematele soovitus. Kui te olete oma lastega avalikus ruumis, te olete missioonil. Sõda käib. Teie laps tahab teie eneseväärikuse hävitada, teie peate ellu jääma. Ärge andke neile võimalust. See ma andis talle võimaluse. Kohe, kui see laps nägi, et mamps ei jälgi teda, ta vaatas mind ja ma sain aru, et mulle tehakse kohe niimoodi haiget, et ma nutan, aga see saab olema hea. Kuidas ma aru sain, see laps pilgutas mulle silma. Väike tüdruk vaatas mind, pilgutas mulle silma, andis mulle kohe märku, sa hakkad varsti nutma, aga see on seda väärt. Järgmine hetk pani oma emale lihtsalt küünarnukiga kõige toorema maksaka, mida ma olen näinud. Ema vaatab last vaatab ema, näitab näpuga minu peale. On ju kole. Olemas. Mina tunnen ennast halvasti, samas naeran, sellepärast see on armas. Väike laps on rahul, me anname üksteisele nukke. Ema üritab välja mõelda, kas ta aknatihendi vahelt saab nagu sõitvast trollist väljuda samal ajal, kui teised ei näe. Kogu troll vaatab seda pealt, see näeb välja natuke nagu selline väga imelik kasupere dünaamika. Tuli välja, et me kõik sõitsime Balti jaama. Mul oli väga lõbus. Me oleme selle tüdrukuga Instagramis sõbrad. Kui politsei seda ülekannet vaatab, siis ma tean, te jälgite mind Instagramis ka. Aitäh. Ei, see on päris, et Tartu vangla jälgib mind ka, ma ei tea miks, ma ei ole kunagi käinud. Äkki see on nagu mingi vihje, ma ei tea veel, et tuleb välja, et kõik kongid ei üritad välja, et võtame selle kõrvadega poisi ka. Siis on hea. Kuigi minu meelest nagu selles mõttes meeste tervise valdkonnast kõige olulisem näide on see, et meile ühelt poolt meil nagu tavaliselt me hakkame trenni tegema selle jaoks, et tervist päästa, aga me unustame ära, et trenni tuleb mõistlikult teha. Mehed ei oska trenni teha nii, et me teeme nagu normaalses koguses trenni. Me kes ei tee üldse või me siis oleme hommikust õhtuni lihtsalt lõhume ennast õnneliku näoga. Sellepärast, et me vaatasime kunagi 90-ndatel seda legendaarset Chuck Norrise videot, kus Chuck Norris tõmbas kummirihmasid vastu oma six-pack ja ütles, et kui sa niimoodi iga päev teed 15 minutit, siis 6 aja pärast on sul ka six-pack. Ja kõik tüübid tegid, ostsid endale kraami. Minu lemmiktoode 90-ndatel, ma oma paps ostis selle, oli aparaat, mis andis sulle elektrilööke lihastesse, mis väidetavalt tekitas six-packi. Põhimõtteliselt inimesed tegid ise endale elektrišokki lootuses, et see aitab neid trenniga selle asemel, et trenni minna. See on fantastiline. Ma arvan, et TikTok leiutati liiga hilja. Tänapäeva TikToki sisu oleks nii palju parem, kui me saaksime videosid 90-ndate Antila kataloogi kasutamisest. Mis meil tänapäeval on? Tänapäeva TikTokis muidugi on see teema, et meil antakse ka väga toredaid soovitusi. Mina hiljuti avastasin enda jaoks TikTokist fantastilise, see on minu kui mehe täiesti ära lõhkunud. Ma avastasin make-up artist videod. Kohutab minu vaimsele tervisele, väga lõbus. Ma ei teadnud, et jumestus nõuab tervet ehitusplatsi. Tuleb välja, et selle jaoks, et normaalselt ennast jumestada, on naisterahval vaja 8 peeglit, mingid 6 halogeenlampi, 500 erinevat pinslit ja selline paar putti värvi, vaatame, mis saab. Aga naastes tervise juurde, tervis on ikkagi oluline. Mina ise olen viimasel ajal hakanud jälle jõusaalis käima, esiteks sellepärast, et raskete asjade tõstmine tuleb mul suhteliselt okeilt välja. Ja teiseks sellepärast, et jõusaal on see koht, kus ma saan ilma piinlikust tundmata endale kitseid riided selga panna. See on see, mis mulle jõusaalis meeldib, et sa võid nagu paned endale selga hästi liibuvad püksid mehena ja see on väga okei, et sa teed trenni. Jalgrattaga ma ei saa sõita, sest arst keelas ära, arst ütles, et ma ei tohi jalgrattaga sõita, see on mu põlvedele halb. Küll aga tuleb välja, ma võin kõndida, tantsida ja ujuda. 2 viimast ma ei oska. Nii et ma hakkasin kõndima. Kõndimine ka selline väga populaarne värk. Tänapäeval jalakäija on väga huvitav olla. Ma olen avastanud, et kõnnitee on täis inimesi, kes kalduvad vasakule. Ma arvasin, et meil on liikluses parema käereegel, aga ma jään alati kõigile ette, kui ma paremal pool kõnniteed käin. Sest kõik tulevad sulle vastu selle kurja pilguga, et miks sa valel pool oled. Nii et ma loodan, et autojuhid võtavad ka kunagi selle teema üle, et hakkavad ka pulli pärast lihtsalt Tallinn-Tartu maanteel vasakul pool sõitma, vaatama, mis saab.
ja kõndimine on mind väga kaugel toonud, lisaks Ülemiste keskusele muidugi. Kõndimine on aidanud mul 20 kilo kaotada. Ma nüüd mõtlen, et mida ma peaksin sööma hakkama, et need 20 kilo tagasi saada. Kunagi mul oli poolfabrikaatidega tore suhe, et ma armastasin alati ühe korra päevas ennast kurgu otsani täis õgida, siis oli lihtsam, ei pidanud mitu korda päevas sööma. Hiljem tuli välja, et see mõjub su kehakaalule ja tervisele halvasti. Siis ma läksin radikaalselt teises suunas, lõpetasin söömise täiesti ära. Väga hea eelarvele, väga halb tervisele. Nii et ma nüüd üritan sinna kuskile keskele jääda, et sööme ühe korra päevas, aga normaalselt. Vaatame, mis saab. Vaimse tervise puhul muidugi on oluline ära märkida see, et tänapäeva sotsiaalmeedia aitab meil sellega palju kiiremini hakkama saada. Et mina tegin endale TikToki siis, kui mul veel töökoht oli. See on selline huvitav progressioon, et kunagi mul oli töö ja siis see veits napsu võetud, sest siis on toredam tööd teha. Nüüd ma olen töötu ja depressioonis. Kõlab nagu väga hea progress. Muide, hea soovitus kõigile, kes ei ole seda proovinud, märkige LinkedIni, et teil on depressioon, vaadake palju kasutuid soovitusi te saama hakata. See on super. Kohe, kui sa paned kuskile üles, et sul on üks mehen eriti, sul on depressioon, inimesed hakkavad näiteks saatma sulle fotosid oma tablettidest. Et kui meil varem oli ühtede teiste pikkidega probleem, siis pillpikk on ka päris tüütu. Kui tüübid saadavad sulle foto valgest tabletist ja küsivad, et oled proovinud juba või? Ma ei tea, mis selle nimi on. Võib-olla olen, võib-olla ei ole. Apteegis neile ka üldse ei meeldi, kui sa ütled, et sa tahad narksi osta, tuleb välja, et kui see on legaalne, siis see on ravim. Kui sa ostad seda vanalt klassivennalt Kopli garaaži taga, siis tablet. Aga jaa, mul on TikToki konto. TikTok on suurepärane keskkond, ärge saage valesti aru. Mul on kõige rohkem kahju sellest vaesest Hiina spioonist, kes peab Eesti TikToki sisu Hiina kommunistlikule parteile iga päev ümber tõlkima. Karm, kõigepealt õpi 14 käänet ära. Enamus eestlasi ei mäleta, et meil 14 käänet on. Kuskil Hiinas on mingi tüüp, kes veel peab pööretega ka tegelema. Täiesti kosmos. Võta kokku üks päev alksi-taksi elus. Päris karm. Mina tegin TikToki sellepärast, et mulle saadeti kogu aeg videosid selle kohta või linke. Et mine vaata. Seal on video sinust. Tuleb välja, et TikTokis on hästi palju minu põlvi. Nüüd ma vähemalt tean, mida õpilased laua all tegid. See on nagu telefoniga kohati päris karm. Kooliõpetajana klassi ette vaatad, kõik on laua all, aga samal ajal vaatavad üle laua ääre, mis sa tegema hakkad. Mul on TikTokis 3 kategooriat lemmikvideosid. Esimesed ma juba mainisin, mulle väga meeldib vaadata jumestuskunstnike video. See on töö. Eriti see valmis seadmine, see on ikkagi kosmos. Enne kui me üldse saame kedagi jumestama hakata, ma räägin kõik need pintslid, ritta, valgused üles. See ei ole lõpuni kindel, kas me hakkame uut mägedel on silmad filmima või on mingi lühem projekt käisid. Teine kategooria videosid mulle väga meeldib. 12-aastased poisid andmas suhtenõu. Soovitan. Ei ole väga hea nõu, kui sa oled 41, aga päris lõbus on kuulata. Saas ma kujutan ette, kui 41-aastasena lähed kellegi juurde jutuga, et lähme pelame plesaveid, siis 112 tõesti on number. Aitab hädast välja. Ja minu personaalne lemmik, kõige ägedamad videod TikTokis, mida üldse saab leida, on filtritega. See, kus inimesed teevad endast koeri või mingid asja, see on väga fantastiline. Kohe näitab, et inimestel on vaimse tervisega kõik hästi. Ma lihtsalt täna olen koer ja laulan. Kõlab okei. Kuigi tegelikult eestlastel ei ole siin midagi nutta. Mina isiklikult süüdistan lastesaateid. Mõtleme kiirelt, eks ole, tagasi. Siin on, ma vaatan, minu ümber on piisavalt noori inimesi, kes mäletavad selliseid põhjapanevaid lastesaateid nagu Pätu ja kõige suurem sõber. Pätu. Hooaegade kaupa Lasnamäe korteris terve perekond näeb hallukaid. Keegi pole Pätut näinud, kõik otsivad teda taga. Töötas ainult sellepärast, et see oli Lasnamäe korter. Me ei oleks saanud seda kuskil, ma ei tea, Kristiines või Kalarannas filmida. Kõige suurem sõber, Leopold, juba väga keeruline. Aga mida Leopold meile õpetas sõpruse kohta? 3 väga olulist asja. Number 1, kui sul on sõbrad, pane nad kappi luku taha. Ära lase neid sealt välja. Number 2, kui sa peaksid mõne neist välja laskma, siis ole kindel, et see on rääkiv kinnas või kana, täiesti tervislik. Ja number 3, ühte sõpra peab kogu aeg kapis luku taga hoidma, muidu tema päriselt põgeneb ära. Nii et selle kõrval jälle see jäpe, Ida-Virumaa kaevanduses elav draakon ei kõlagi nii hirmutavalt, kui see just parasjagu Ida-Virumaal ei ela. Nii et lõppkokkuvõttes ma arvan, et meil tervise poole pealt on senikaua kõik hästi, kuni me seda natuke rohkem tõsiselt võtame. Kui siis, kui me arvame, et kui sul üks jalg ja üks käsi ei tööta, siis teise käe ja teise jalaga peaks edasi tegutsema senikaua, kuni elumärgid läbi saavad või senikaua, kuni arst ütleb sulle, et äkki hakkad nüüd paremini nendega käituma.
ma küll pean tõdema, et minu lemmikkogemus haiglas oli narkoosi alla minek, sest mitte miski ei süvenda sinusse usaldust meditsiinisüsteemi vastu rohkem kui sulle kõrva sosistav anestesioloog, et ma loodan, et sa tuled tagasi. Noh, tulin. Muide, ma pean tõdema, et tuimestuse all olemine oli päris äge, ma oleks siiamaani seal. Hea, rahulik, saab puhata. Aga nüüd vist mulle tundub, et maeg on täis, ma annan oma jutuvada tagasi üle meie saatejuhile. Nii, aplaus Aleksandrile. Super. Aga nüüd siis räägime meeste tervisest läbi nalja ikka, aga ka teiste inimestega, et kutsume lavale meie staarid. Muusik Robin Juhkendal. Wow! Ükskõik, kus sa istu. Aleksander, palun tule tagasi. Just said minema, aga tule tagasi. Siis on meil Tele2 juht Margus Nõlvak. Tere, Margus. Kuidas läheb? Ja androloog Kristjan Pomm peaks meil olema ka kuskil. Tervist, Kristjan. Väga meeldiv. Nii, mehed, ma istun siia nurka ise. Esimene küsimus teile kõigile. Kuidas läheb? Alustame Kristjanist. Tänan küsimast. Ei saa kurta. Täitsa hästi. Eestlaslikul kombel, et ei saa kurta. Ja. Ei saa kurta. Mehed vist ei vasta, ja, et vererõhk on kõrge natuke või midagi sellist. Et läheb ka. Kuidas sinu läheb? Mina võib-olla vastan mitte eestlaslikul kombel. Mul läheb väga hästi. Päriselt. Kohutav. Nii, Robin. No lollilt kiire kogu aeg, aga ka ei saa kurta. Pigem tore. Ja Aleksander? Mina mõõtsin hommikul oma vererõhku, okeilt läheb. Päris okei oli, jah? Räägime siis meeste tervisest ja sellest räägitakse justkui hästi palju, muidugi eriti tänase või selle novembrikuu asjus on ju. Aga üks asi, mis ma võib-olla tahakski teilt saada, on võib-olla teie isiklikud mingid tervisenipid ja kõik mehed on meil siin väga erinevatest valdkondadest, et siis on huvitav võrrelda võib-olla kes mida, kuidas teeb, on ju. Et alustame siis tervise osa pealt kõige targemast inimesest. Kuidas hoiad sa enda füüsilist tervist, kuidas hoiad sa enda vaimset tervist? Kristjan. No aitäh, et kindlasti olen ma kõige targem. Aga muidugi ma ka iga päev ikkagi mõtlen, mida ma teen, mida ma söön ja joon. Et loomulikult ma jälgin seda, et kahjuks elu juurde kuulub see, et vanusega natuke ainevahetus muutub aeglasemaks ja võib-olla kui 20. eluaastal väga ei olegi vahet, kui palju sa sisse sööd, et see kulub see energia ära, ainevahetus on korras ja sellest ülekaalu ei tekki, siis seal kuskil 40+ vanusesse enam nii lihtne alati ei ole, vähemalt mitte kõigil. Mõnel on kõrgeane ainevahetus nii kiire, et ei tekki mingit ülekilo mitte kuskilt. Aga ilmselgelt seda toitumise poolt ma tõesti jälgin, proovin mõistlikul määral ka liikuda, millega on ka kohati tegelikult sisemisi raskusi, et kui tööpäevad on pikad ja siis sellisel pimedal ajal eriti on nagu raske mõnikord ennast sundida liikuma õues, aga nädalavahetustel õnneks siis jääb selleks ehk rohkem aega, et ilmselgelt selliseid teadlikke tervisekäitumise valikuid tuleb teha. Ja kolmanda asjana, mis seda vaimse tervise poolt mõjutab, et lihtne on öelda meestele ka, kellel on väga palju tööstressi ja sellega seotud tervisemuresid, et proovi seda stressi maandada või kuidagi vähendada või kõrvale juhtida. Et ega see nii lihtne ei ole alati, aga mingit pidi tõesti tuleb nagu teha valikuid ka, et mitte võib-olla kõikidele põnevatele tööpakkumistele alati jaatavalt vastata, et tuleb nagu osata ei mõnikord ka ütelda. Ja üks võib-olla lihtne asi ka, et tõesti jälgida ka seda uneaega, et kohati me kipume ka end üle hindama ja arvame, et me ikkagi toimime tugevate meestena ju ka nii, et magan 5 tundi ja saan kogu aeg väga hästi hakkama, et mõnel üksikul see võib tõesti nii olla, aga reeglina ikkagi täiskasvanud mees vajaks sellist 7-8 tunnist uneaega, et juhul kui ikkagi on jäänud mingi periood nagu nappimaks, siis tuleb see aeg leida, et need unetunnid tagasi võtta, et see tõesti mõjutab mehe hormoonsüsteemi näiteks väga tugevasti, et kui väga pikalt olla unedefitsiidis, siis ta viib tegelikult selleni, et mehe testosteroonitase langeb üle selle, kõik selline tahteaktiivsus ja muu elukvaliteet kannatab kõvasti. Ehk et kolm asja, uni, mõistlik toitumine, mõistlik liikumine ja rõõmsa meele hoidmine.
Kas testosteroon ongi selline mehe tervise kõige parem näitaja, et kui see on kõrge, siis on kõik korras? No päris nii ei saa ka öelda, et võib-olla üks selline, kui mõelda, mis see üks universaalne oleks, et tegelikult võiks siis korra nagu mehele peale vaadata või võtta ka mõõdulint appi ja mõõta ära, mis siis see öö ümbermõõt näiteks on. Et kui me näeme, et see ikka tuleb julgelt üle meetri, siis me võime tegelikult ennustada ette, et seal taga võib olla palju tervisemuresid. Madal testosteroon, kõrge vererõhk, sageli ka kolesterooli väärtused kõrgemad, kipub ka veresuhkur olema kõrgemad. Et ainult testosterooni põhjal kindlasti ei saa teha selliseid põhjalikke järeldusi, aga muidugi ta üht-teist kindlasti näitab. Et pigem visuaalne vaatlus. Margus, mis on sinu tervisenipid ja kui arst ütleb meil väga poliitiliselt korrektselt, et liikumine on oluline, siis ma tahaks teada, milline on sinu liikumine? Mis sa teed? Kas sa teed kätekõverdusi? Kas sa käid ujumas? Sõidad rattaga? Mängid golfi? Millised on sinu tervisenipid? Jaa, no eelkõneleja rääkis kõik äragi, mis on tähtis. Mina püüan vähemalt 8 tundi magada iga päev tõesti. Kell 11 magama ja 7 üles. Et minu jaoks on see hästi tähtis. Ma tunnen ennast palju paremini, kui ma olen välja puhanud. Ja see on tähtis. Liikumise poole pealt jõusaal on tähtis, ma arvan, selline lihastoonus on, mida vanemaks me saame, seda olulisem see on. See ei tähenda seda, et me peame tunde rassima seal kangi all, aga selline üldfüüsiline sellised jõuharjutused on tähtsad. Mulle meeldib jooksmas käia ja niimoodi ta ongi, et ei tasu üle pingutada. Ma olen nooremas eas palju palli mänginud, käsipalli 25 aastat, et sealt on tulnud nagu teistpidi jälle palju traumasid. Et nüüd vanemas eas enam sellist kontaktsporti ei harrasta, aga selline ujumine, jooksmine, et need on need, kus seda vormi hoitakse. Ja võib-olla selle vaimse tervise poole pealt mina olen oma elus iseennast jaganud nagu rollideks, et kui ma olen tööl, siis ma teen tööasju, kui ma olen kodus isa, siis ma olen kodus, ma teen koduseid toimetusi, kui ma olen sõpradega väljas, ma teen sõpradega toimetusi, et ma väga selgelt mõistan neid erinevaid rolli omadusi. Ja tegelikult see aitab mul hoida nagu fookust ja ta tegelikult ka hoiab mu vaimset tervist, et kuidagi ma olen niimoodi lahterdanud oma elu ära ja mind see aitab. Siis sa oled uskumatult tubli, sest ma kujutaks ette, et suure ettevõtte tegevjuht ikkagi, ütleme, see töögeen ei lõpeta kunagi töötamist, et isegi kui sa õhtul oled sõpradega väljas, siis võib-olla tuleb jutuks mingi tööasi, tuleb mingi uus mõte, et tegelikult sa oled nii-öelda kogu aeg rakkes, aga sa suudad siis ilusti niimoodi ära eraldada kõik asjad. Sa pead sundima ja sellega lõpuks harjub ära, et ma pigem väldin sõpradega tööjuttude rääkimist, et sõpradega on palju muid ägedaid asju võimalik rääkida. Ainult sõbra juttu. Ja sõbra juttu, jah. Robin, ütle, mis sina teed enda nii füüsilise kui vaimse tervise heaks? On sul mingid kindlad punktid? Jaa, ma hoidun mingitest asjadest, kuna mul on 2 väikest titte kodus praegu, siis ütleme nii, et sellist jõude hetke või sellist mõnusat hetke, kus ma lihtsalt saaks nagu pane käpa maha, ei olnud, väga pikalt ei ole olnud. Kuidas sul siis tittede ja magamisega on, et see 8 tundi on vist unelm? Kuidas juhtub? Mul on praegu õnneks tegelikult naine päris palju võtnud enda peale, kuna mul on nagu tegemisi nii palju, siis üks toimetab pere nimel ühe rindel ja teine siis hoiab kodus asjad korras, et tuleb kiita naist, aga ütleme nii, et ma lihtsalt olen hoidunud pahadest harjumustest. Kui see kortisool läheb liiga kõrgeks, siis ma olen üritanud mitte võtta õlut või juua siis või haarata mingi toidu kiire dopamiini järgi, vaid ikkagi üritan nagu distsipliini hoida. Ja see on päris hästi välja tulnud, aga praegu on see tõesti, et ma tunnen, et olen nagu nii piiri peal selle, võib-olla kollaps on nagu vale öelda, aga sellest, et mingi ületöötamine või läbipõlemine, et ma ei saa endal lubada isegi seda, et ma võtan, ma ei tea, reedel klaasi veini. Et võib-olla on see hea statement, mis siin teha on, et peaaegu aasta aega ma ei ole joonud. Ilkagi. Väga tubli, teeme aplausi. Kainus läheb. Kollaps on nurga taga. Just. Ma ei saa lihtsalt juua. Väga tahaks. Aleksander, kuidas sina enda tervise eest hoolitsed? Mõlema poole pealt siis, nii füüsiline kui vaimne. Sa ütlesid, et sulle meeldib raskeid asju tõsta ja siin tuli ka välja, et see on üsna oluline. Aga mis sa veel teed? Mul on kollapsid ära olnud selles mõttes, et see on vist hetkeseisuga on nagu laualt maas, et füüsiline tervis läks kõigepealt, siis läks vaimne tervis, siis hakkasime tagasi tulema. Ma selles mõttes vahepeal tõstan oma vannitoas natuke raskemaid asju. Mul on täna
väga oluline päev minu elus, värskelt tellitud 2 uut sangpommi jõudsid pakiautomaati. Saan pärast enne koju minekut sealt läbi käia ja noh, jälle hea jalutada läbi linna see vend, kellel on 2 sangpommi, eks ole, et kes võtab six-packi ühte näppu, kes võtab sangpommi. Minu jaoks on alati raamatute lugemine olnud selline huvitav maailmast põgenemise viis, et ma üritan iga päev umbes tund aega vähemalt lugeda. Ma muidugi ei ole lõpuni kindel, kas see vaimsele tervisele väga hea on, sest mulle meeldib lugeda kõlekrimkasid sarimõrvaritest ja nende tagaajamisest, nii et minu terapeut leiab, et see ei ole maailma kõige targem nagu tervislik kirjandus, aga mina alati mõtlen selle peale selles positiivses valdkonnas, et ma vähemalt ajan neid paberi peal taga, et muretsema peaks hakkama siis, kui ma endale sangpommi asemel kirve tellin äkki, aga üldiselt liikumine unega, üritan ka magada, ma ei saa öelda, et mulle ei meeldi magada, kas mul nüüd päris nii distsiplineeritult iga päev 8 tundi magamist välja tuleb. Arvatavasti mitte, aga proovime. Tundub, et see uni on siin väga-väga suur märksõna, et enne Robiniga ka rääkisime ühest USA kuulsast miljonärist, kes proovib siis nii-öelda mitte vananeda, vaid hoopis nooreneda on ju igasuguste erinevate trikkide, nippide abil on ju ja siis temalt küsiti ka, et mis on kõige olulisem asi, mis ta teeb on ju ja siis ta ütles, et und nagu mitte miski üle ei trumpa, et ükskõik kui kallid ja tehniliselt ägedad lahendused on ju. Aga see raamatute lugemine, küsiks võib-olla siit niimoodi edasi, et kas vaimse tervise kraav on meid ootamas sellepärast, et keskendumisvõime on kadunud, et raamatu lugemine tundubki mulle selline rahustav tegevus sellepärast, et see on pikaajaline, sa loed üsna aeglaselt, et sa ei saa kohe on ju seda infot või seda dopamiini sealt kätte, sa pead lugema raamatu lõpuni. Et ma ei tea, mis teised mehed sellest arvavad, et sihuke liigne infoküllus ongi see, mis meid veits nagu ärevaks peast ajab ka. Robin, sina? No miks mitte. Ma arvan, et see TikTokis veedetud aeg ja siis vaimse tervise kollaps, kui ma siin enne ütlesin, on korrelatiivses seoses oma vahel, päris kindlasti. Et oma vanema lapse pealt näen seda, kui raske lugemine võib olla, kui sa eriti hästi seda veel teha ei oska ka. Ja kuidas sinna telefoni võidakse mõnikord ära uppuda. Just mulle tundub ka sihuke vanakooli filmi vaatamine tundub mulle juba üsna haruldane tegevus. Kui aeglane, issand kui aeglane. Ja et sa vaatad 1,5 tundi filmi on ju ja just kuulsin sellist fakti, et Netflixi siis stsenaariumite kirjutajad kirjutavad filmi stsenaariume juba lihtsamaks, kuna arvestatakse sellega, et inimene scrollib samal ajal, kui ta filmi vaatab. Ehk siis see sõnum peab olema hästi lihtne ja loll, et ta suudaks nagu jälgida seda samal ajal, kui ta scrollib, on ju. Aga küsime arstilt, mis sina arvad, kuidas see nii-öelda infoküllus või see tähelepanu hajutatus meeste vaimsele tervisele mõjub? Ma olen ka nõus eelkõnelejaga, kindlasti selline nii-öelda digimeedia ja tõesti YouTube ja kõik muud põnevad kanaleid, mis siin ju veel on, kus saab vaadata lühivideosid ja saad justkui nagu mingit ilmatarkust või meelelahutust juurde, et need on tõesti väga lühiajalised, kohati ka naiivsed ja võib-olla seal väga suurt nagu sisu ja mõtet ju ei olegi. Et tõesti, ütleme, kui lapse eas tekibki see harjumus, et võt see ongi normaalne selline nagu info saamise allikas, siis tõesti võtta paks raamat, siis sellesse keskendumine on väga suur väljakutse, et mingis mõttes tõesti tuleb seda nuti nii-öelda sõltuvusest hoidumiseks teha parim ja ma arvan, et siin võtmekoht ongi see, mis juhtub lasteaias, koolis ja pereelus endas tegelikult, eks ole, kõige tähtsam, et ikkagi oleks aega nii-öelda omavaheliseks rääkimiseks, suhtlemiseks lapsega. Et jube lihtne on anda nii-öelda rahustuseks lapsele kätte nutitelefon või mõni muu nutiseade, et ole sellega ja et siis sa mind ei sega ja issi ja emme saavad tähtsat tööasja ajada, et see on selline jube lühikese lahendusega lugu, et tegelikult endale justkui kõige lõpuks augu kaevamine, et tõesti siis tekib kooli ja raskusi keskendumisega, kõige muuga. Et ilmselgelt seal on seos. Minust on tehtud ka neid uuringuid, teadusuuringuid, kus on vaadatud, kas see nutiseadmete regulaarne kasutamine mõjutab inimese vaimset tervist ja tähelepanuvõimet, et see
vastus on selgelt jah, et loomulikult mõjutab. Ja võib-olla üks seos veel tegelikult nutiseadmega on, et ka see unega on seal seos. Et on ka seda uuritud, et see sinine valgus kas või teleekraanilt, arvutiekraanilt, nutitelefoni ekraanilt, et see tegelikult ka mõjutab mehe ja naise hormoonsüsteemi, selle käbinäärme tööd, mis siis toodab uneks vajalikku hormooni melatoniin. Ehk et tegelikult see enne uinumiseks justkui unejutuks Delfi või mingi muu portaali sirvimine on tegelikult vastupidisema efektiga, et ta pigem viib selle une ära. Kristjan, mis sa ütleksid, ma saan aru, et vaimne ja füüsiline tervis on omavahel selline, need on ühe mündi kaks poolt ja hästi seotud omavahel. Aga kui just meid siin vaadata, Eesti mehi on ju, et kummaga me rohkem kimpus oleme, kas vaimse või füüsilise poolega? No viimaste tervisuuringute järgi, eks ole, kuskil vaata, et kolmandik mehi on tegelikult seotud meeleoluhäiretega, depressioon või ärevushäired, see on ikkagi päris suur hulk mehi. Teine teadmine, eks ole, on see, et kolmandik mehi ja julgelt üle poolte mehe, kolmandikud on rasvunud tõsises ülekaalus. Rohkem on täna, eks ole, meie ühiskonnas ülekaalulisi kui normkaalulisi mehi, et ehk ilmselgelt ka see füüsilise tervise pool ei ole just kõige paremas korras. Et ma arvan, et kõiki organsüsteeme kokku võttes ilmselt me ikkagi lõpuks näeme, et suurema osakaalu moodustavad sealt muud haigused, mitte ainult selle vaimse tervise mured. Aga ta tõesti on kasvanud viimaste aastatega. Mingi mõju seal tõenäoliselt on kõigel selles, mis meie ühiskonnas toimub, et tõesti sellist murelikuks tegevat on ju palju. Ja see väga sageli jätab jälje vaimsele tervisele, et kahjuks on ta tõesti tõusutrendis täna, et peame mõtlema, mida me ise inimkonnana teha saaksime, et oma vaimne tasakaal paigas hoida. Seal on kindlasti mingi kattuvus, et ütleme, kolmandik meestest on ärevad, kolmandik on rasvunud, et kui nad kokku liita, siis on põhimõtteliselt 60% veel meestest võib maha kanda, aga kindlasti seal on omavahel on ju mingisugune kattuvus. Margus, ettevõtte juhina, kas sa enda töötajate pealt näed seda, et ütleme see sama küsimus, et vaimne versus füüsiline, et kuidas töötajad jagunevad seal skaalal? No eks seda pinget ja stressi on ikkagi väga-väga palju, et eks me oleme sellises kapitalismi rattas ju ja tahame kogu aeg kasv ja eks ongi keeruline, et selle sees tuleb nii-öelda hoida külma pead ja tuleb olla positiivne ja optimistlik, et selles mõttes jällegi ei saa keskenduda asjadele, mida sa muuta ei saa. Ma arvan, me liiga palju kipume keskenduma asjadele, mis meid küll mõjutavad, aga mida me tegelikult muuta ei saa. Me peaksime hoidma fookust nendele asjadele, mida me saame muuta. Ja ma arvan, et see on oluline nendele teemadele ka tähelepanu juhtida, sest et see aitab meid. Et me muretseme väga paljude asjade pärast, mis küll meid mõjutavad, aga me muuta ei saa. Nii et kindlasti on see oluline. Ja ma arvan, et selline positiivsus, nali käib alati juurde. Kõige pingelisel ajal tuleb teha üks hea nali. Ja see kindlasti hoiab, aga nii ta on, et eks tuleb võtta pause ja tuleb tähistada kõik need asjad tegelikult, sest me oleme inimesed, me ei ole ju patareid, kes volte välja annavad, et me oleme ikkagi inimesed ja see on kõik inimlik, tuleb puhata, tuleb teha pause, kõik see ja tuleb küsida, kuidas läheb tegelikult ka. Ja kuidas läheb, on muidugi hästi keeruline küsimus, nagu me ka teie vastustest nägime. Aga selles mõttes tõesti, et ega me ju TikToki või Delfi portaali kinni ei hakka panema, kuigi siin TikToki üritati kangutada, aga ega ta selles mõttes kuhugi ära ei kao, et tuleb mingi uus sinna asemele. Aga jah, et kui töötajana ütleme, et ma olen Tele2-s müün telefoni, siis mul tuleb paus, siis ma suure tõenäosusega kasutan seda pausi scrollimiseks, et siis on see, et kui nagu välja sa puhkad, on ju. Aga kuidas sina soovitad tööpausi kasutada, et kui sa võtad ükskõik mis töö see siis on, et mis tegema peaks, kas suitsupausi, TikToki pausi, kohvipausi või? Liikumispaus, ma arvan, on kõige parem, et meil Ülemiste linnakus, kus meie kontor on selline läbi linnaku liikuv roheline joon ja see ongi, sa saad teha liikumiskoosoleku lausa. Ma ei tea, kui pikk see on kuskil kilomeeter, 1,5.
muidugi sellise ilmaga nagu täna võib-olla, kus on külm ja sajab vihma, ei ole see kõige mõnusam, aga tegelikult ei ole olemas halba ilma, vaid on olemas vale riietus, on ju, liikumine ja ma näen ka meie kolleegide pealt, et ikkagi kui tehakse paus, siis võtad kolleegi ja lähed jalutad, räägid juttu, räägid vahepeal võib-olla lihtsalt parem isegi kui millestki muust kui tööst, aga liigud, et ma arvan, see on kõige parem selline välja lülitamine korraks. Robin, sa ütlesid, et sul on 2 titte kodus. Võib-olla selline filosoofilisem küsimus sulle üldse, et miks üldse peaks mehed oma tervise eest hoolitsema? Et võib-olla meil ühiskonnas on selline natuke käega löömise efekt, et kõik asjad, mis seda mõjutavad, et ma ei tea, paljudel meestel võib-olla enam ei ole lapsi, ei ole naisi, et mille jaoks sa üldse nagu pingutad, et noh, sa võid ju TikTokis scrollida ja pitsat süüa iga päev, et kui nagu sul mitte mingisugust nii-öelda tuleviku väljavaadet ei ole, siis milleks üldse tervise eest hoolitseda? No kui me räägime sellisest tervest hedonistist, üksik mees vanuses 45, siis tema võiks ju sellepärast juba ennast paremas vormis hoida, et saaks rohkem pidu panna. Nagu teevad Berliinis, on ju, need tehnotšikid teevad, on ju, käivad selleks trennis. On palju kergemad, kui sa oled heas vormis. Aga kui sa oled depressioonis ja õnnete omadega, no siis ilmselt sellist inimest on nagu raske veenda mingisuguse lühikese kõnega, et miks ta ennast kokku peaks võtma. Et mul endal on jah, praegu ütleme, motivaatorid on piisavalt ja kuidagi see süütunne, mis nagu rõhub vahepeal, kui sa tunned, et ma ei ole olnud parim versioon iseendast, et see minu puhul töötab uskumatult, jah. Ja ma kujutaks ette, et see nagu noh, et meestel üleüldse, et on mingisugust kindlat sihti või eesmärki vaja, on ju, et kui sul on ja noh, sa oled selles mõttes nõus oma tervist ka natuke ohverdama, et kui me võtame mingi vanema mustri, et sa lähed kuhugi kaevandusse tööle, on ju, aga sul on kodus pere ja lapsed, et sa pead selle raha saama, siis sa tegelikult ju paned natuke oma tervise panti, hingad sisse seda söepuru seal, on ju, aga noh, sul on vähemalt mingi kindel siht olemas, aga kui seda kodus ei ole, siis tundub jah, et milleks üldse. Või mis sina arvad, Aleksander? No ma selles mõttes ma olen kõigi eelrääkijatega nõus, ühelt poolt tõesti, kui sa üksi elad, noh nagu näiteks mina, ma nagu teen trenni mitte nüüd nii väga sellepärast, et mul oleks kellelegi midagi tõestada. Võib-olla peale iseenda, kui ma ennast seal vannitoas lolli näoga peeglist vahin. Peab tõdema, et ikka nagu trenni alguses, kui ma seda tegema hakkan, see esimene mõte on nagu väga klassikaliselt see, et mil viga on, nagu milleks sul seda jama vaja on, sa oled kodus üksi. Keegi sind ei näe, pane see kuradi antel nurka tagasi, ära mängi debiilikut. Noh, ma ei tea, heida diivani peal, võta mingi normaalne asi ette, eks. Ei, teed oma 10 minutit, rassid selle lolli mõttega ära, siis kui lähend osa trennist läheb normaalselt edasi, aga võib-olla siis teine põhjus enda eest hoolitseda oleks nagu selles, et vaadata, et kaua see sõit kestab. Noh, selles mõttes, et väike lootus leida uusi põhjuseid edasi elada võib tuleneda sellest, kui sa pikemalt elad. Jah, kui kollaps kohe ukse taga ei ole, et siis on nagu väike lootus jääb, on ju. Aga kuidas sa siis enda kodu oled kujundanud, et kas sul on, sa ütlesid, et vannitoas on ka juba hantlid, on ju, et kas igas toas peab olema mingisugune treeningvahend, et sul nagu meelest ei läheks? Ei, noh, nii radikaalseks ma pole läinud, ma olen oma treeningvahendid ilusti pannud keset elutuba. Et nad oleks mul kogu aeg silma all ja kui mul kunagi keegi külla peaks tulema, siis ma saan nagu ikkagi uhkusega näidata, et näe, tšeki seda. On olemas. See on umbes nagu ajakirjade kohvilaua peale panemine. Keegi neid ei loe, aga nad on kohvilaua peal olemas, sellepärast et kui keegi külla tuleb, siis vau, loebki edasid või? The Economist on ka nurga peal, see peab olema ikka üks progressiivne vend, eks ole. Me ei küsi, mis seal 3. leheküljel on. Et ei, minul on enamasti, mu korter on küll raamatuid täis. Ma küll ostsin või noh, tellisin endale uue raamaturiiuli, aga kuna ma olen ikkagi üksi elav mees, siis mul aega on neid raamatuid korteri pealt kokku korjata ja raamaturiiulisse panna, nii et 75% riiulist on täis. 25% ootab veel täitmist. Et ma arvan, et kodu peab ikkagi olema sätitud niimoodi, et seal on mingi ruum, kus sa elad oma elu ja teed, aga eks meie jaoks magamistuba on selles mõttes selline püha koht, et sealt ma hoian igasugused hantlid ja telekad ja telefonid väljas, sellepärast muidu juhtub täpselt see, millest härra doktor rääkis, et kui ta sul enne magama jäämist kõrval mingi asi vibreerib, siis lootus, et sa normaalselt magama saad, on suhteliselt väike, kui sa just iseendale mingit väga high intensity special forces unetrenni ei tee. Jah, siit mul tuli meelde üks huvitav leiutis, mida ma hiljuti nägin, et leiutati selline hantli raskune, ma ei tea, mingi 5 kilo raskune siis telefoni gaas
et inimesel oleks raske seda käes hoida, et ta ei nagu telefoni nii palju ei kasutaks, on ju, ja ei saaks pikali visata ja telefoni niimoodi hoida, sest muidu kukub vastu nägu, on ju. Aga Kristjan, kes peaks võtma meeste tervise eest vastutuse? Ilmselge vastus on muidugi, et nad ise, on ju, aga just see pool, et kas me kuidagi ühiskonnana peaks seda mõjutama, kas me peaks lootma mingisugustele jaburatele leiutistele, et äkki meil on varsti olemas mingisugune pill, mis kõik niimoodi ära ravib, on ju. Et kes võtab vastutuse meeste tervise eest? No nagu ise ütled, et tõesti, ma arvan ikkagi mehe enda käes on see vastutus kõige rohkem, et ei tasu nagu loota, et keegi teine selle eest töö ära teeb. Et noh, muidugi saab ju mõelda, et mida me saaks veel teha, et ma arvan, nagu üks koht, mida annaks alati paremini korraldada, on see tervisetarkuse jagamine. Et tõesti kohati arstitöös ka kohtab olukordi, kus inimese arusaamine nagu inimese normaalsest füsioloogiast on väga kaugel normist või sellisest nagu mõistlikust teadmisest. Et mingi teadmine kuskil on väga vajaka jäänud, et kas see on, ei saa eeldada, et igaüks, eks ole, tunneb inimese keha nagu meditsiini tippteadlane, et seda ei olegi vaja saavutada, aga saada aru nendest asjadest, mis inimese tervist nagu elukaarel mõjutama võivad hakata, selle teadmisega võiks tegelikult igaüks sealt koolipingist täiskasvanu ellu astuda. Ehk et saada see arusaamine, et võt ülekaaluga seostuvad need terviseriskid ja sageli ülekaal ikkagi on seotud näiteks tervisekäitumisega, toitumise, liikumise vahelise tasakaaluga. Mõnel juhul on see tõesti ka mõne haigusega seotud, kus inimene sööb nii eeskujulikult ka tahab, aga see kaal tal tekib, eks ole, liigne. Aga väga sageli on ta ikkagi toitumise harjumuste pool, et seal ma arvan, kui anda niisugused väga selged mustrid ellu ette, eks ole, et ka mehele öelda, et võt, kui sa nii jätkad, siis tõenäoliselt sul 40. eluaastal on kõrgvererõhk, tõenäoliselt on sul tänu sellele erektsioonihäired, tänu sellele tõenäoliselt su partnersuhe kannatab, suguelu kannatab ja kõige kehvem, sa võid ka oluliselt varem ära surra kui teised mehed, sinu sõbrad. Ehk et mingis mõttes tuleb nagu ratsionaalset ja pragmaatilist tervisetarkust kogu meie ühiskonnas juurde kasvatada. Ma usun, et see aitaks seda tervist ka paremaks muuta. Ja teine on, et ilmselt ka raha meditsiinisüsteemi on rohkem vaja, mis on küll poliitikute, eks ole, või riigijuhtide suunata. Aga jällegi ainult rahaga ka, eks ole, kõik ei tee öelda, et juba halb on see tervisesüsteem ja arsti järjekord on väga pikk ja et seetõttu ma ei saa arsti juurde minna. Et nii see õnneks ikkagi ka ei ole. Loomulikult saaks Eestis kõike veel paremini teha ja tõesti seda raha tervishoidu võiks ju rohkem suunata. Ja kui meestele öelda, et siin võib tabada kõrge vererõhk, siis see vist väga kedagi ei mõjuta, aga kui mainida erektsioonihäireid, siis on meestel nagu kõrvad kikkis, et kõik, mis seal allpool vööd on, siis see on üks valdkond, mida võetakse tõsiselt. Mõnes mõttes on tõesti nii, et meeste puhul tõesti seks müüb parimas mõttes, et ka arstina väga sageli ma seda seletan mehele, et vaat näed, praegu on see, täna sa ei tunne võib-olla mitte midagi, sul kõik elu tundub nagu hernes, kõik veereb, kõik on tore, kõik on fun, söön, joon, mida tahan, midagi ei tunne. Aga kui sa nii jätkad, siis 10 aasta pärast on sul liigestega jama, erektsioone ei ole, võtad 3 või 4 tabletti kindlasti vähemalt, millel on ka igasugu vastikud kõrvaltoimed, et tegelikult seal on võimalik seda kõike jama, eks ole, tervisejama ise ka ära hoida. Ehk et mehe enda kätes on tema enda tervis. Margus, minul töö juures kunagi korraldati sammuvõistlus, mis tõesti pani kõik käima, ütleme, ja tekkis selline võistlusmoment ja seal olid mingid suured auhinnad, on ju. Et miks mitte üleriiklik igakuine sammuvõistlus aastal 2026. Meil on korralikud riigi poolt rahalised auhinnad, võtame, teeme isegi maakonniti igal pool eraldi, on ju, et see, ma arvan, mis sa arvad sellest mõttest? Ei, lisaks, et november on meeste tervisekuu, november on ju ka teada-tuntud liikumiskuu ja ma arvan, ettevõtjatel on siin väga suur roll. Meil Tele2 ka, meil on võistlus. Iga november on meil liikumisvõistlus, neid saab teha erineval viisil. Tänapäeval on olemas äpid selle jaoks, on need siis sammuvõistlused või muud kalori kulutamise võistlused. Ja ma arvangi, et ettevõtjatel on uskumatult suur roll ühiskonnas tegelikult seda läbi viia, neid võistlusi, propageerida liikumist, sest et need on suured massid, mida sa saad liikuma panna, meeskonnad on, seal on ühtekuuluvustunne, nii edasi, et seda tehakse, aga loomulikult võiks rohkem, et siin rääkisime võib-olla
rahast tervishoidu, aga mis on ka selle pikema sõpruse päeva mõte on ju see, et ennetamine on ju palju-palju odavam ja see, et üks mees käib korra aastas tervisekontrollis, see ei tähenda, et tal midagi nagu viga on, eks. Et ta lihtsalt käib, vaatab, et nii nagu autoga käid hoolduses, et vahetad õli ära, vaatad, kas kõik näidud on korras, paned arvuti korra külge ja see on tegelikult võimalus tervishoiu raha paremini kasutada, et hiljem, kui sul on päriselt midagi viga, vaata siis tulevad kulud peale, kui sa hakkad ravima, ja ennem sa küsisid, et mis võiks olla võib-olla tegevused või meie roll, ma arvan, et heas mõttes see propaganda, mida me ka siin täna teeme, et tegelikult arsti juures on äge käia, tervisest on äge rääkida ja siin on meil kõigil roll ja viimastel aastatel vähemalt mina olen kogenud, et ongi äge käia arsti juures ja mehed räägivad tervisest, et see 10 aastat tagasi see ei olnud nii. Oli ikka nagu tabuteema, et arsti juurde, miks? See on midagi viga või? Või et tegelikult näed, et midagi on viga, aga miks sa arsti juurde ei lähe? Ei, mul on kõik hästi. Et ühesõnaga, minu meelest on see muutumises, aga veel on palju ära teha, ütleks nii. Jah, et Robin, kui sa oled aasta aega kahinenud, siis mis sul viga? See on tüüpiline küsimus, kui keegi midagi tervislikku teeb, on ju. Aga jah, selles mõttes on need võistlused huvitavad, et see võib olla üks lahend, et kõiksugune selline tehnoloogiline, ütleme, andmete jälgimine ja tegelikult võimalikult nagu videomänguks tegemine mõjub päris huvitavalt, et just see sammuvõistlus meil ka töö juures mõjus väga hästi ja loomulikult ju, kui sa lähed koju oma partneri juurde ja teed iga õhtu mingi 3-tunnise jalutustiiru, et suure tõenäosusega tuleb temaga kaasa, on ju. Et mõjub jah hästi, aga Robin, millised võiks olla lisaks sammudele veel mõned näitajad, milles võistelda? Et mul tuli üks mõte on see, et kellel on, ütleme, kuu jooksul kõige madalam pulss, see võidab või midagi sellist. Aga on sul veel Miks peatuda seal, kellel on kõige rohkem kolesterool langenud, algkolesterool siis on ju, või mingid muud näitajad. Et mul endal on hea praktika olnud ikkagi umbes korra aastas minna teha selline tervisetest. Ja see annab üsna hästi aimu sellest, et kui mingil hetkel sai tehtud trenni rohkem ja natuke võib-olla pingutatud mingisuguste valkudega natukene üle, millega kaasnes ka rasv, on ju, see on liiga palju kana, siis kohe saad aru, kui sa oled nagu teinud natukene valesti, et ei olnud midagi punases, aga vaatad, et okei, enne oli madal, nüüd on siin kollase peal. Ja siis sa saad aru, et see on sükest asja, mis nagu paugust ründaks tervet inimest, et sa eile olid terve ja täna on kõik halvasti, sest asja tegelikult ei ole, et need indikaatorid ja need lakmuspaberid on tegelikult olemas. Ma julgen arvata, et need on päris lihtne monitoorida tegelikult. Et kui sa käid tihti arstil, siis sellist asja, et mingi asi sind ootamatult tabab, et pigem ongi see Eesti inimeste viga. Ma olen paraku näinud seda päris lähedalt ise ka, kuidas kummi saab venitada päris pikalt, aga kui sa mingil hetkel siis oled 160 kilo ja sulle öeldakse, et tegelikult ega sa päris terveks enam ei saa. Et siis see on päris nagu karm asi, millega inimene peab nagu silmitsi seisma mõnel juhul, et tasuks ikkagi pidevalt vaadata tervise sisse, võtta see vastutus ja just see konnotatsioon kehakaalu ja sellise tervise, väljenduse spekki minemise nagu vahel on ikka väga-väga suur. Et näita mul inimest, kes on 150 kilo ja kellel on tervisenäitajad head, päriselt head. Et see on see põhiprobleem. Kui sa rääkisid trennist ja oma tervisenäitajatest, siis ma mõtlesin, et äkki sa tunnistad nüüd üles oma tohutu steroidikuuri, mis sa vahepeal tegid. See on järgmine kord. Olgu nii. Aga jah, selles mõttes, et näita mulle inimest, kes on 150 kilo ja siis see on kuidagi see tervise, nagu meile ütles ka Kristjan on ju, et peale vaadates on tegelikult kõige kergem aru saada või see on esimene indikaator, et mitte see ainult testosteroon on ju. Et siis võib eeldada ka inimese nagu selle kohta, mis tal siin veits toimub on ju. Ja Aleksandr, mis on sinu hommikurutiin? Kui sa hommikul üles ärkad, siis mis sa teed esimese asjana? No enamasti, kui see on üks nendest ilusatest hommikutest, kus ma ei pea väga elevil välja mõtlema, mis kell Elronil on Ülemiste keskuse poole sõidab. Sest ma käin 3 aastat jala, minu jaoks ühistranspordigraafikud on siuke Da Vinci kood. Aga enamasti üritad teha väikse hügieeni, midagi ei kajateenistusest külge, siis teed oma kohustusliku vererõhu mõõtmise iga hommik, iga õhtu. Panen telefoni kirja, vaatan, opa, numbrid langevad, väike võistlus iseendaga. Vahepeal viskab üles ja siis mõtled, et olemas, tere tulemast tagasi stressi. Ma olen hakanud hommikusse
ma millalgi mõtlesin selle peale, haiglas hea rahulik 2 nädalat, vaata, lamavas asendis, mis sa seal muud ikka teed, kui mõtled sügavalt asjade üle järgi, siis ma pikalt ei olnud see inimene, kes hommikuti sõi, see on see, kuidas ma jõudsin selleni, et kui sa terve päeva oled söömata, sest sul ei ole oma peas aega, siis sa õhtul lõgid ennast kurguauguni täis ja siis avastad, et vist läks palju, aga nüüd on hilja. See vana hea konnotatsioon, et vahid oma seda Netflixi sarja ja mõtled, et ma ei jõua isegi doomscrollida, et nüüd peab vist ikka süvenema. Et enamasti ma teen võtan oma ravimeid, teen oma hommikusöögi ja siis asun lugema kõige kvaliteetsemat meelelahutust, mis meil Eestis on, ERR-i uudised. See on puhtalt sellepärast, mulle meeldib uudiseid lugeda kahel väga lihtsal põhjusel. Esiteks sellepärast, et otsida uudiseid. Ja teiseks sellepärast, et sa saad sealt väga huvitavaid asju teada, et millega sul ei ole otseselt midagi tarka peale hakata, aga vahepeal on materjaliks hea ja siis ma lähen jalutama, et pärast kodus raamatut lugeda. Kristjan, nagu Aleksandr rääkis, siis vahepeal ta ei söönud hommikust, nüüd on hakanud sööma, räägitakse sellest, et võib-olla peaks inimene üldse ainult 1 korra päevas sööma ja ühesõnaga, kuhu ma tahan jõuda, on see, et tegelikult neid soovitusi, dieete, trenni, kas peaks käima jooksmas, kas peaks jõusaali tegema, kuidas peaks toituma, kas süüa ainult liha, ainult salatit, üldse liha ära jätta, et neid on tegelikult on ju tohutult palju ja meieni jõuab see tihtipeale nendelt inimestelt, kes tahavad midagi müüa või enda seda treeningkava müüa või midagi sellist, et siis on veel natuke suhtud sellesse sellise kahtlaselt, sest tal on mingi oma agenda, on ju. Aga kuidas võiks üks selline tavaline mees leida selle treenimisstiili, toitumisstiili, ma ei tea, magamisrutiini, mis just talle sobib, et kas see on lihtsalt katse-eksitusmeetod, et ma nüüd see kuu proovin süüa ainult liha, see kuu ma ei söö üldse midagi, järgmine kuu olen vegan ja nii edasi, et kuidas see nagu see enda jaoks õige asi üles leida? Selles mõttes on tõesti nii, et interneti avarustest või kust veel iganes, eks ole, võib leida väga põnevaid soovitusi, mis justkui kas aitavad imet teha, eks ole, või tervist parandada, kaalu langetada, et nendesse tõesti peaks suhtuma kriitiliselt, et võib väga valele teele minna. Selline väga äärmuslik dieet, et söömegi kuu aega ainult kapsast, kindlasti ei ole jätkusuutlik, et tõesti võib küll tulla kaalulangus, aga ilmselgelt tekib teiste ainete defitsiit ja tegelikult sedasama kolesterooli näiteks mehe kehas on vaja ka sellesama meessuguhormooni tootmiseks. Ehk et igal asjal on ikkagi nii-öelda oma tasemel hoidmine tegelikult vajalik, et äärmustesse minek ei ole kindlasti õige. Kui mõelda, kust nagu mees selle info kõige lihtsamini kätte saaks, siis tegelikult on Eestis olemas see nii-öelda riiklikult tervise ja ka liikumissoovitused, mis on ühest internetileheküljelt toitumine.ee väga lihtsasti leitav, kus on ka see toidupüramiid, mis tegelikult väga lihtsalt näitab ära, et mida siis see päevane toidu nii-öelda kogus võiks sisaldada ja rusikareegel võib-olla on see, et pigem ikkagi on mõistlik süüa 3-4 korda päevas ja olgu need portsjonid korra väiksemad, et see kord päevas söömine ei ole tegelikult jätkusuutlik, et see mõnes mõttes annab jälle kehale signaali, et säilita ja hoia, eks ole, et ei tule ju toitu peale, järelikult ainevahetus tegelikult läheb selle tulemusel aeglasemaks, et see võib küll tuua mingis ajas kaasa kaalulanguse, aga tegelikult ei ole kõige tervislikum. Pigem tuleb see kaalulangus nii, et sa vähendad neid toidukoguseid ja tõesti õhtune toidukogus on kõige väiksem. Ehk et ja oodata ära, kuni tekib täiskõhutunne, ka lihtne asi on ju, et ega ju täiskõhutunne ei teki ka kiiresti kohe peale söömise lõpetamist, et võib-olla sõitke ära suure või mõistliku koguse prae, aga sul kohe see kõht täis ei ole, pigem sööga aeglaselt ja rahulikult, et see ka tegelikult väldib seda ülesöömist, et mõnes mõttes nagu lihtsad või isegi nagu primitiivsema tunduvad soovitused, aga need tõesti toimivad. Et ka omast käest tõesti, oma toitumisharjumusi ma olen pidanud jälgima, õnneks pole kunagi tõsises ülekaalus küll olnud, aga tõesti ikkagi vaadata, mitu korda päevas süüa ja hoida kogused mõistlikud ning õhtune kogus eriti ja ka alkohol ilmselgelt on seal üks selline varjatud lisakalor, mida võib-olla nagu ei teadvusta, et ma ei söönudki ju suurt, aga jõid iga õhtu jood 6 õlut, siis on selge, et see lõpuks lõpeb ka ülekaaluga. Õlle asemel soovitan juua šampanjat, kus on vähem kaloreid, aga see on jah tõsi. Saage meid kuulsi seda soovitust. Me töötame ühes majas.
aga selles mõttes on tõsi, et ma arvan, ka šampanjas on kalorid, nii et ise ei aita, isegi ka ekstra brutt või brutt nature, kus ei ole üldse sisatud suhkrut, sa ikkagi saad sealt alkoholikalori kätte, nii et parem joo mineraalvett või tavalist vett. Viina mulliveega, see on nagu kombo Skinny olemas. bitch, jah. Skinny bitch, just nii. Aga selles mõttes on tõesti tõsi, et ma arvan, et päris paljud on näinud mingisuguseid erinevat laadi videosid või siuksed naljavideosid sellest, et mees hakkab hommikusööki sööma. Nii, praeme muna on ja siis tuleb kuskilt info, et muna on sulle kahjulik, kolesterool lendab lakke, on ja teeme putru, süsivesikud ei sobi, on ja jätame üldse söömata, ei sobi, jälle oled valel teel, on ja. Et Margus, mis sina täna hommikuks sõid? Minul on ka hommik tegelikult tohutu suur rutiin. Mul on 4 last, ma muidu ei jää ellu, kui ma ei tee seda iga hommiku ühtemoodi. Et hommikul on pudru keetmine, muna keetmine ja kõik on täpselt kellaajal, sest et see nagu sellistpidi säästab. Nii et mina söön siis lastega koos putru ja üks keedumuna alati ja tass kohvi ja nii ta on. Mitu minutit sa muna keedad? 5,5. 5,5, jah. Meeldib, kui natuke on, jah, see peab olema nagu keskelt vedel. Jah. Aga selles mõttes, et õhturutiinist rääkides, kas seal on ka nagu väga täpselt paigas, et õhtul on sama lugu, et pudel ja keedumuna? Ega see on keeruline. Mina võitlen selle õhtuse näksimisega, et mulle meeldib sporti vaadata, jalgpalli ja no siis kipud alati sinna, siis ma saan riielda naise käest, et miks sa seal käid, et kogu aeg pidev selline võitlus on ka ju, see on ka elu osa. Et sa võitled oma nende pahedega kogu aeg, aga muidugi loomulikult jällegi see, mida sa sööd, kui palju sa et ikka jälgid, aga ka rutiin ja perega õhtul koos sööme jälle, aga ei söö putru küll, midagi muud. Aga ikkagi ma arvan, rutiin aitab, jah. Aitab ka nendest pahedest saada jagu tegelikult, kui sa hoiad mingit selget rutiini, siis tekivad sul harjumused, need on positiivsed harjumused ja siis sul on endal ka lihtsam tegelikult. Lõpetuseks ma küsin teie kõigi käest. Robin, lähme niimoodi järjest, et põhimõtteliselt me oleme siin pea tund aega rääkinud, on ju, tervise teemadel, kindlasti kasulikke nippe saanud, kuidas erinevad inimesed oma tervist hoiavad, aga ütleme tüüpiliselt mõni mees näiteks vaatab seda praegu ja on ikkagi mingi tund aega mingi tervise teemal juttu ja mis ma siis sellega teen, see asi on tal tunni aja pärast meelest läinud, on ju. Et anna üks hästi konkreetne soovitus. Mis peaks nagu see mees kohe täna tegema? Saama ikka sellest aru, et sinu tervis on sinu enda asi, et Kaja Kallast või Ansipit ei ole mõtet selle pärast nagu kiruda või et riik sinu jaoks midagi ei teinud, et see on su enda vastutus. Et Kaja Kallas on Euroopas ka, nii et ta ei kuule su... Ei olegi kedagi süüdistada. jah, et ikkagi vaadata, mis sa endale sisse paned ja natukene kipub see ikkagi olema reegel, et sa oled see, mida sa sööd või kõik su harjumused ja see kumulatsioon kokku, mida sa teed, ükskõik millal. Aleksander, mis sinu konkreetne soovitus on? Mida juba täna õhtul see mees võiks teha või jälgida? Tunnistada endale seda, et ta võib tunda seda, et ta võib-olla peaks midagi tegema või vastupidi, ta võib ennast õnnelikuna tunda selle üle, kuidas ta on. See on ka väga okei, selles mõttes, et see isiklikust kogemust minul oli mitu aastat oli selline käega löömine puhtalt sellepärast, et ma kogu aeg kuulsin ümbritsevast keskkonnast pidevalt seda, et sa oled juba nagunii paks, et me sealt tõmbled, kõik on chill, selles mõttes, et kõht on suur, kõrvad on suured, ongi hästi. Rahumajas, nagu kui sult keegi midagi ei oota, eks saad rahulikult oma diivani peal olla, aga palju parem on endale tunnistada seda, et sa oled täpselt nii õnnelikuks ennast teha tahad ja ma ei tea, tõuse püsti, tee väike jalutus või võta riiulist raamat, vaata kaant. Ma ei tea, äkki teed lahti ka. Minul oli hästi kiirelt, kui sa rääkisid sammuvõistlustest, mina olen 8 aastat kuskil teinud sellist toredat asja nagu Goodreadsi lugemise väljakutse, kus ma olen endale pannud sihtmärgiks iga aasta lugeda 50 raamatut. Siuke radikaalne asi, aga võib ka vähem, eks ole. Peaaegu üks nädalas, see on ja päris... Põhimõtteliselt ongi sellist, aga mul oli aasta 2021 oli see, kus ma sain aru, aga ma ei teinud mitte midagi. Et ma olen omadega vaimselt põhjas, see oli see aasta, kus ma ei suutnud mitte ühtegi raamatut lõpuni lugeda. Ja võttis veel 2 aastat, kuni ma rajale tagasi sain. Et võistluseks, kui sa tunnistad ise endale, et see on küll sinu kätes, aga sa oled täpselt nii õnnelik, nagu sa tahad olla, see on juba suur samm edasi.
jah, kui me räägime siin pikemast sõprusest, siis kutsun üles ka kõiki sõpru oma sõpradele ütlema, et esiteks selline leebem soovitus, et mine tee endale vereanalüüsi, vaata, mis sul toimub, on ju. Ja teiseks samamoodi sihuke heatahtlik kius, ütleme siis niimoodi, et ütle sõbrale päriselt, on ju, mis seis on või mis sa arvad, et kui öelda kogu aeg, et sul on kõik hästi või sa oled nii või naa juba paks, et sul pole mõtet enam muretseda, et siis ilmselt see ei mõju ka, aga kui sul midagi ütled natuke, mis torkab rohkem, et võib-olla on see mõju suurem. Võtame kokku loomulikult arsti soovitusega, mida võiks see mees juba täna õhtul teha, kes meie vestlust on vaadanud? Mõnes mõttes see viimane mõte, mis siit kõlas, et sõprus on tähtis, tegelikult ongi väga tähtis, et on ju uuritud seda ka, ja teame, et need mehed, kellel on väga hea selline sotsiaalne võrgustik, kes on heas partnersuhtes, nende tervisekäitumine on kõvasti etem ja ka tervisenäitajad on kõvasti paremad. Et võib-olla üks asi tõesti ongi väga lihtne, et tunne rõõmu oma sõpradest, oma perest ja tee ise parim, et need sõbrad ja pere su ümber alles oleksid ja jääksid. Et see tõesti loob sellise motivatsiooni oma tervist hoida. Ja teine lihtne asi on ju ka, et tõesti võtta korraga mõõdulint äkki tõesti välja, et mõõda, mis see vöö ümbermõõt siis on, et kui ta on ikka julgelt üle meetri, siis on seda kõhupiirkonna rasva liiga palju ja see hakkab su keha vastu üks hetk töötama. Ja kindlasti võimalik igal ühel korra nagu enesekriitiliselt mõelda, et mida ma siis viimane nädal 5 päeva näiteks söönud olen, et kas seal on äkki mõni koht, mida annaks teha paremaks, et tõesti ka endal lihtne võtta, et küpsise kaust tõsta vähemalt teleka juurest kaugemale või sellest kohast, kus ma istun, et ma ei saaks neid sealt nii lihtsalt kätte. Et ma teen ka nii, et tõesti ka inimene on ju harjumustori, et šokolaadisööks lõputult, küpsised on head, juust meeldib õhtul ka hästi, et on jube lihtne, et tood omale sinna teleka kõrvale ja siis aga vaikselt seda nosid, et tuleb külmkapp lukku panna ja kommikaus kaugele tõsta ja tõesti see toimib. Küpsised tuli. Ja külmkapp elektri alla saaks. Aga igatahes siis meestena võtame ennast kokku, ütleme sõbrale ka, et võtku ka ennast kokku ja teeme aplausi meie külalistele. Suur tänu!